Vanapagan läks enesele sulast otsima. Käis mitu päeva mööda maad ümber, ei leidnud parajat. Kes liiga väike, kes liiga nõrk, kes liiga rumal, kes liiga suur. Oma meelepäralist sulast silma ei puutunud. Vanapagan ei jätnud ometi sulase otsimise nõu katki. Läks teise taevakaare poole otsima. Ei jõudnud kodust veel kaugele, kui kraavi kaldal mehe nägi leiba luusse laskvat. Mees temast hulga lühem. Vanapagan arvama. Ehk saab sest mulle, äratan mehe üles. Magaja hõõrus silmi ja tõusis istukile. Vanapagan kohe küsima. Külamees, mis sa magad? Kas sa ei taha mulle sulaseks tulla? Külamees vastu. Mis ma magan? Mul kodus tööjärg käest ära. Ei aidanud muud, pidin magama heitma. Vanapagan uuesti küsima. Aga kas sa ei taha mulle sulaseks tulla? Mul on tööd enam kui palju. Külamees haigutas vastu. Jah, miks mitte, kui kaupa saame? Vanapagan küsima. Kui palju palka sa aastas tahad? Külamees vastu. Toob kulda kuluks ikka aastas ära. Aga ma ei tee kaupa vähema kui 7 aasta peale. Aasta kestab kevadisest käo kukkumisest teise kevadise käo kukkumiseni. Vanapagan seletama. Nende tingimistega võiksin ma leppida. Ma ei tea aga, kas sa mu tööd ära jaksad teha. Külamees omalt poolt vastu. Töö pärast pole meil palju tarvis rääkida. Ma olen töövaenlane. Mu meel käib ikka selle peale, tööd maailmast kaotada. Vanapagan arvab, et külamees ennast kiidab kange töötegija olevat. Kohe ütlema. See on hea, seda ma armastan. Kuule, aga ma nõuan, et sa mu käskusid karva pealt täidad. Külamees vahele. Tahan kõiki karva pealt täita. Vanapagan rõõmuga seletama. Tingimistega oleksime siis joones. Aga ma kardan veel, kas sul jõudu peaks olema mu töödega toime saada ja kas sa ka tark küll oled mu asju ajama. Ses tükis pead sa mulle enne proove tegema, et näeksin, kas mu sulaseks võid jääda või ei. Külamees naerdes vastu. Kui muud pole tarvis kui proovi teha, küll ma siis sellega toime saan. Võin kas 100 proovi teha. Vanapagan rõõmsalt. Kaup on siis küps, aga ütle nüüd veel, mis su nimi on? Külamees vastu. Hans on mu nimi. Tuttavad hüüavad mind vahel ka Kaval Hansuks. Vanapagan mõteldes. Hans, Hans, imelik nimi. Niisugust nime pole ma veel kuulnud. Hans omalt poolt küsima. Aga mis siis sinu nimi on? Vanapagan seletama. Külarahvas hüüab mind ju mõnda aega vanapaganaks. Enne hüüdsid nad mind ainult taadiks. Sina aga võid mind parem peremeheks kutsuda. Hans vastu. Hea küll, peremees. Vanapagan veel ütlema. Nüüd on kõik asjad läbi räägitud ja sina mu sulane, kui proovid hästi ära teed. Tule nüüd minuga kaasa minu koju.
Vanamoor ja lapsed ootavad juba ammugi uut sulast. Mõlemad hakkasid nüüd vanapagana talu poole kõmpima. Sedaviisi sai Hans vanapagana sulaseks. Kodus vanapagan kohe Hansule ütlema. Hans, pojuke, ma olen sind küll oma teenistusse võtnud, aga ma ei tea veel, kas sul ka jõudu on minu suuri töid ära teha. Kiitlesid enesel küll jõudu olevat, aga üles näidanud pole sa jõudu veel mitte. Sa pead minuga hakkama vägipulka vedama, siis näen, mis sa jõuad. Hans kohe vasta. Hea küll, peremees. Vanapagan jälle. Lähme siis ja hakkame peale. Hans vastu. Praegu ma ei või. Mul kõht kangesti tühi. Tarvis enne süüa ja natuke puhata. Siis võime vägipulka vedama hakata. Vanapagan Hansu nõus. Hans arvas ette juba, et vanapaganal palju jõudu. Kartis kolliga jõudu katsuda. Arvas aga varssi viguri välja, kuidas vanapaganat üle lüüa. Võttis tugeva raudkangi ja sidus kangi mõlemad otsad raudahelatega aida seina külge kinni. Siis jättis kangi maha ja läks puhkama. Õhtu jõuab kätte, ilm läheb pimedaks. Nüüd Hans vanapaganale ütlema. Nüüd olen ennast kosutanud, tule nüüd vägipulka vedama. Hans pöörab selja aida seina poole ja paneb käed ahelate peale. Vanapagan ei märka sugugi, et ahelad kangi kinni hoiavad. Hans vanapaganale ütlema. Hakka kangi keskelt kinni. Vanapagan hakkab keskelt kinni ja tõmbab. Ei jõua ometi Hansu enese järele tõmmata. Ahelad hoiavad kangi kinni. Vanapagan tõmbab uuesti. Aida sein käriseb. Hans hüüdma. Pea kinni. Sa lõhud veel aida seina ära. Ma toetan jalaga vastu aida seina. Sein käriseb ju. Vanapagan vastu. Olgu siis, ei ma taha aita ära lõhkuda. Peame vägipulga vedamise pooleli jätma. Homme võtame teise jõukatsumise tüki ette. Natuke jõudu nähakse sul ikka olevat. Vanapagan läks tuppa. Ei märganud Hansu tembust midagi. Hakkame õige kive viskama. Kelle kivi kõrgemasse tõuseb, see on võidumees. Kivist ei ole kahju, kaob kivi, kadugu peale. Tule, hakkame viskama. Nii kutsus vanapagan Hansu uuesti võitlema. Hans ühes nõus. Hakkame minugi poolest. Täna olen ma ometi liiga väsinud. Jäägu kivi viskamine homseks. Vanapagan vastu. Jäägu siis, kui tahad. Hans läinud, püüdnud lõokese kinni. Oodanud siis võidu viskamist. Teisel hommikul olnud vanapagan aegsasti platsis. Visanud kivi õige kõrgesse. Viska nüüd sa ka, käskinud vanapagan Hansu. Hans võtnud lõokese taskust välja ja teinud ise, nagu hakkaks ta kivi viskama. Lugenud ise. 1, 2, 3 ja lasknud lõokese lahti. Lõokene lennanud kõrgele pilvedesse ja kadunud sinna. Vanapagan oodanud 3 ööd ja päeva ühte järge, mil Hansu kivi maha langeb, aga ei midagi. Paha meelega läinud 4. päeval koju. Võit jälle Hansu.
Hakkame võidu jooksma, ütles vanapagan Hansule. Hans vasta. Hakkame minugi poolest, aga ma ei taha sulle häbi teha. Vanapagan pärima. Kuidas nii? Hans seletama. Vaata, sa jääksid minust kaugele maha ja saaksid sedaviisi suure häbi. Parem on, et enne mu noorema vennaga proovi teed. See on minust 7 korda nõrgem. Vanapagan pärima. Kus su noorem vend on? Tulgu siia, küll ma näitan, kuidas ette jooksen. Hans vastu. Mu noorem vend magab lagendiku ääres põõsas. Vanapagan vastu. Ei ma põõsasse lähe. Hans õpetama. Ei ole tarviski. Hüüa lagendikult, küll vend siis välja tuleb. Vanapagan läks. Hans juhatas teise sinna, kus jänes põõsas puhkas. Vanapagan karjuma. Tule välja võidu jooksma! Jänes kohkus, kargas lagedale ja siis metsa. Vanapagan nagu pöörane järele. Ei pannud tuhinaga puid tähelegi. Puuoks tõmmas mehikese püksid päris puruks. Seni kadus jänes nagu tinatuhka. Vanapagan tuli kirudes tagasi. Võtku see ja teine võidu jooksmist. Õnnetus käib alati mu kannul. Ei saa veel õieti hakata, juba õnnetus käes. Ei ma sinuga enam katsugi võidu joosta. Kord läks vanapagan Hansuga jälle metsast puid tooma. Mõlematel omad kirved kaasas. Hans ja vanapagan pidid mõlemad suure kuuse maha raiuma ja koju viima. Vanapagan kohe puu kallale. Hans mõtlema. Millal ma nii suure kuuse maha raiun? Vanapagan ammu enne mind valmis. Kavalus aita. Hans lööb kirve kivisse, kirve tera eest ära. Hans vanapaganat paluma. Ole hea peremees, laena mulle oma kirvest. Ma lõin oma kirve kivisse, kirve tera eest ära. Vanapagan kartma. Kes teab, lööb minugi kirve kivisse, ütles siis. Kirvest ma ei anna, parem tulen, raiun ise su puu maha. Seda Hans just tahab. Hans istub maha ja vaatab naerdes pealt, kuidas vanapagan ta puu maha raiub. Puu mahavõtmise järele vanapagan küsima. Kuidas kergem puid koju viia? Kas latv ees või tüvi ees? Hans vastu. Eks sa siis tea, et latv ikka kergem on. Vanapagan katsub esmalt tüvi, siis latva. Sõnub ise. Õige küll, latv palju kergem. Hans jälle. Sina, peremees, mine ladvaga ette. Eks võtan suurema koorma oma hooleks. Lükkan tagant järele. Vanapagan sellega nõus. Hakkab vedama. Hans lööb sel silmapilgul kirve kuuse sisse ja ütleb ise. Kirves, karga selles silma, kes teel tagasi vaatab. Vanapagan hirmul küsima. Mis sa nüüd räägid? Hans vastu. Ei midagi, mu isal oli viisiks nii ütelda. Ei sallinud, et keegi tagasi vaatab. Vanapagan pärima. Kas siis kirves aga sõna kuuleb? Hans vastu. Kuuleb küll, kui ei usu, tee proovi. Vanapagan veab kuuske enese taga lohinal edasi. Hans aga kargab kuuse ladva peale ja laseb ennast ka vedada.
Vanapagan ei taha proovi teha. Vanapagan ei tea Hansu sõidust midagi, ei julge tagasi vaadata, kardab, et Hansu kirvesta silma peast välja lööb. Viimaks jõuavad kuusega koju õue. Õues kargab Hans kuuse pealt maha. Vanapagan varssi küsima. Noh, Hans, kas nüüd võib tagasi vaadata? Hans astub vanapagana juurde ja ütleb. Võib küll. Vanapagan sõnuma. Küll on sinul aga kirves. Ma ei tohtinud kõigel teel tagasi vaadata. Miks sa ometi niisugust käsku andsid, et kirves silma läheks? Hans ütlema. Mis teha, tuli kogemata suust.